Ennem, kui me alustada saame, palun kõigil oma telefonid kas hääletule panna või siis välja lülitada. Sinu saatus on sinu teha. Mõista, suunata, saata. Pilk eemale korra sa heida. Enda elus algusest vaata. Kui kord unistad millestki suurest. Lase tulla see ellu just täna. Tere tulemast Tallinna Polütehnikumi lõpuaktusele. Mina olen Tõnis. Ja mina olen Johanna. Palume kõigil tõusta lõpetajate sissemalseks saali. Palume kõigil tõusta Eesti Vabariigi hümniks. Say
Aktuse avab ja lõpetajaid tervitab Tallinna Polütehnikumi direktor Kalle Sammal. Austatud lõpetajad, lugupeetud vanemad ja külalised, head kolleegid! Lubage mul tänasel ilusal ja selle aasta esimesel suvepäeval tunnustada ja õnnitleda teid, head Tallinna Polütehnikumi tänased lõpetajad. Täna, 21. juunil 2016 astute te oma eluteel järjekordse pika sammu edasisse tulevikku, kui Tallinna Polütehnikumi 100. õppeaasta ja kooli 95. lennu vilistlased. Täna saate te, head lõpetajad, kätte Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse. Tee selle märkimisväärse saavutuseni ei ole meie kiires ja tempokas maailmas olnud teile kindlasti kerge, kuid te olete selleni jõudnud ja see lõputunnistus tõendab teie töökust ja püsivust, teie kannatlikkust ja arukust ning muidugi ka teie uusi teadmisi ja kogemusi. Ja samuti annab see vastne dokument, Tallinna Polütehnikumi lõputunnistus, teile ka riikliku kinnituse, et te olete oma pika koolitee jooksul olnud tublid ja edukad, omandanud oma valitud eriala põhiteadmised, oskused ja kogemused ning olete valmis sukelduma nüüd juba iseseisvasse tööellu. Jaa, te olete õppinud paljugi teooriat, aga proovinud kätt ka praktikas, seda nii koolis kui ka väljaspool, osalenud arvukatel mõõduvõtmistel, eksamitel, arvestustel ning te olete need katsumused läbinud hästi ja väärikalt. Head lõpetajad, lubage avaldada ka erilist head meelt, et teid on täna siin nii arvukalt. Täna on meie koolil võimalus anda lõputunnistus tervelt 102 edukale lõpetajale. Lisaks neile 21 noorele inimesele, kes lühiõppekavadel õppides said oma väljateenitud kooli lõputunnistuse kätte juba eile. Ja eriline tänu ja kiitus ka sellele ühele noorele, kes kõikide tublide lõpetajate seas on oma õpiteed sillutanud eriti säravate tähtedega ning selle kinnituseks on pälvinud lõputunnistuse kiitusega. Niisiis, kallid lõpetajad, alates tänasest ei ole te enam lihtsalt Polütehnikumi õpilased, vaid te olete nüüdseks arvatud Tallinna Polütehnikumi arvuka vilistlaskogu koosseisu. Koos teiega, head tänased lõpetajad, on Tallinna Polütehnikumi vilistlaste koguarv kooli 100 tegutsemisaasta jooksul kasvanud juba 15 320 inimeseni. Aga siiski, lühike teeosa on läbitud, kuid pikk tee on veel ees. Tunnistus käes ei tähenda mitte õpitee lõppu, vaid pigem uue tee algust, mis viib teid järgmiste rajajoonteni ja uute väljakutseteni. Head lõpetajad, ärge tüdige, ärge väsige, õppige ikka edasi, iga päev, nii oma töökohal kui ka oma igapäevases elus. Ja kui vähegi võimalik, siis jätkate ka oma koolihariduse teed kõrgemal tasemel, jätkates õpinguid juba kõrg- või ülikoolides. Head tänased lõpetajad, ma õnnitlen teid siin meie ühisel pidupäeval ja soovin teile kõige paremat edaspidiseks. Aga ma tänan ka teie sõpru, teie lähedasi, kaaslasi ja vanemaid, kes on teile olnud kindlasti suureks toeks ja abiks sellel ajal, kui te pidite leidma jõudu ja aega, tahet ja motivatsiooni, et pühenduda igapäevasele koolitööle ja mis kindlasti on nii mõnigi kord tundunud teile raske, koormav ja pingeline. Ja ma tänan ka kolleege, õpetajaid, kes on olnud koos teiega sellel teel ja ehk teid ka veidike aidanud ja suunanud, toetanud ja abistanud ja olnud teile vast eeskujuks teile nii teie õpingutes kui ka edasises elu- ja töötees. Head lõpetajad, te olete olnud tublid, te olete head ja te olete tulevikus kindlasti edukad. Ma soovin teile täna ka rahu ja õnne. Jääge ikka visadeks ja püüdlikeks, ärge loobuge, ärge muganduge, seadke ikka endale uusi sihte, seda nii väikesi, igapäevaseid kui ka suuri väljakutsuvaid. Ja püüdke ikka ja jälle ikka paremuse ja professionaalsuse poole. Te olete noored ja teie ees on lahti kogu maailm. Minge, uudistage seda maailma. Olge avatud ja uuemeelsed, kuid ärge siiski unustage oma juuri ja kasvukohta, kodumaad, peret, sõpru ja kaaslasi. Edu ja õnne teile, head lõpetajad!
Täname härra direktori sõnavõtu eest. Järgnevalt saab sõna Tallinna Polütehnikumi koostööpartnerid. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu nimel kõneleb Margus Liivamägi. Tervist, tere päevast kõigile. Head lõpetajad, head õpetajad, head saalis viibijad. Mul on Eesti Trüki- ja Pakendiliidu nimel hea meel teid siin tervitada täna. Trüki- ja Pakendiliit ja tööandjad on siiralt õnnelikud selle üle, et TPD endiselt annab välja haridust ja diplomeid meile vajaliku eriala jaoks. Nii et kallid lõpetajad, meie kui tööandjad ootame teid pikisilmi enda juurde. Mõne aasta eest alustasite te oma õpinguteed, kes esimest korda, kes juba täiendavad ennast mingisuguse erialaga ja tänaseks on see teekond teil läbi. Eelkõneleja ütles väga tarmukalt ja targalt, et ega sellega teie õppetee veel lõppema ei pea. Kui minu poeg minu käest on küsinud, et kaua ma õppinud olen, siis ma pidin üles lugema päris mitmeid koole ja avastasin, et neid on lausa 25 aasta jagu. Nii et noored, tehke järgi või makske kinni. Kooli õppimine on noortele kindlasti üks selline tegevus, mis meenutab vanematele inimestele töö tegemist. Kuid ma loodan, et see andis teile ka võimalusi teie enesearenguks, mitte ainult professiooni õppimiseks. Ma loodan, et teil oli lõbus see aeg. Ja ma kindlasti ei taha öelda teile seda, et see, mis teid ees ootab, on raske ja kuidagimoodi välja kannatamatu. Tegelikkuses on see väga huvitav. Nii et kui te täna 20. 30. aastates olete oma töö või professiooni alguses, siis see on kõigest algus. Ja täna ei ole enam see aeg, kus me ootame pikisilmi oma pensionipõlve, vaid üks hea spetsialist saab oma õpitud ametiga kuni pensionist kaugelt edasi veel. Nii et ka meie ettevõttes, keda mina esindan täna, Printal, on meie kauged, kõige vanemad kolleegid on töötanud meie koos juba üle 40 aasta, nii et tubli saavutus, asi, mida järgi teha. Eriliselt tahaksin tänada kooli selle eest, et te endiselt olete nii entusiastlikult selle valdkonna eest väljas ja omalt poolt meie Trüki- ja Pakendiliidus püüame teha kõik selle jaoks, et oleks teil võimalik nendele noortele tublidele inimestele ikka ja jälle neid diplomeid kätte anda. Meie suur soov on, et need inimesed tuleksid ja oleksid avatud südamete ja avatud meeltega. Me kõik oleme tööandjatena teinud selle jaoks, et võtta vastu ja koolitada neid inimesi edasi juba sellel eluteel, mida nad valinud on. Kui mõnele võib tunduda, et trüki- ja pakenditööstus on selline igav ja võib-olla et natuke mammutlikult surev tegevusala, siis võin teile täie kindlustundega ja veendumusega öelda, et nii see ei ole. Kui veel mõne aasta eest meid nähti kui iganenud ja kohe lõpetavaid, siis tänaseks on tuuled hoopis teised. Hea näitena võin siin tuua, et just 10 päeva eest lõppes Saksamaal Düsseldorfis üle 4 aasta toimuv Trupa trükitööstuse mess, kus oli ligi 17 angaari, mis kõik on mitme tuhande ruutmeetrised angaarid, oli väljas väga palju uut tehnoloogiat ja see tehnoloogia annab meile enesekindluse ja tunde, et see valdkond areneb ja on tugevam kui kunagi varem. Selle üle mul on lihtsalt ainult hea meel. Sooviksin teid siis veel lõpetuseks innustada sellele, et ei näeks seda tänast päeva kui selle teekonna lõppu. Kindlasti mõned teist jätkavad pikki aastaid oma valitud professioonil
aga miks mitte mõelda ka selle peale, et areneda edasi, mõelda selle peale, et olla veel tublim kui varem, aga ma kindlasti ütlen veel kord, et kõik te olete väga teretulnud Eesti ja miks mitte ka Skandinaavia või Euroopa tööturul. Ja soovin teile veel kord õnne selle tähtsa päeva puhul ja edu teile järgnevaks tööeluks. Palju õnne! Täname Margus Liivamägi kõne eest. Lõpetajatel peab kõne energia- ja rahemajanduse ekspert Lembit Vali. Tere, kallid lõpetajad, kallid lapsevanemad, kallid õpetajad, lõpetajad, väga sarnane, nii et kui tulevikus arvate, et nüüd lööme pauguga selja taga ukse kinni, et nüüd on tehtud, ei, see ei ole kaugeltki nii. See on alles esimene uks, millest te välja astute ja ma loodan, et see uks või järgmisena avate ukse, mis viib teid edasi oma tulevases tööelus. Ja miks ma alustasin sõnaga, et kallid? See on sellepärast, et töömaailmas jääb töökäsi kogu aeg vähemaks. Ja üha rohkem nõutakse asjatundjad, spetsialiste, kes oskavad midagi selles töömaailmas peale hakata. Ja rahvastik vananeb, töökäed vähenevad, tootmine muutub märksa tehnilisemaks, tulevad robotid, asi muutub. Ja teie olete nüüd see põlvkond, kes saab seda muutust hakata ellu viima. Ja ma näen, et säran silmis, et te olete valmis selleks. Ja uskuge mind, et võimalused oma kutse edasiarendamisel, oma kutsetaseme tõstmisel on olemas. Ka see samas Polütehnikumi koolis on järjest võimalus oma taset tõsta. Nii et selles mõttes, et uks ei lähe selja taga kinni, vaid jääb lahti ootama teid tagasi, et te tuleksite ja täiendaksite ennast. Ja ma soovin teile kõigile tuult tiibadesse. Muidugi mitte sellist tuult, nagu oli laupäeval, aga võtke ka selline tuul kui väljakutset tulevase elu jaoks ja tulevase töömehe või töönaise elu jaoks, sest see on see, mis viib meid kõik edasi. Soovin teile kõigile edu, õnne ja veel kord väljakutseid, mida on võimalik edukalt lahendada. Aitäh! Täname Lembit Vali kõne eest. Järgmisena saab sõna energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja Natalia Surkina. Kallid lõpetajad, külalised ja kolleegid, mul on hea meel teid kõiki siin täna näha. Suur töö on ära tehtud ja selle tasuks tänased lõpetajad saavad lõputunnistused. Pidage meeles, et edukas inimene õpib eluaeg. Soovin teile edu, õnne ja kordaminekuid. Дорогие выпускники, гости, коллеги, я рада вас приветствовать сегодня здесь, в зале Национальной библиотеки. Вы проделали большую работу, и как награда за это, через какое-то время вы получаете свидетельство об окончании техникума. Хотелось бы добавить, что успешный человек, он учится всю жизнь, только тогда он добивается успехов. Желаю вам успехов, счастья на долгом жизненном пути. Tänan.
Täname sõnavõtu eest ning palume eriala osakonna juhatajal lavale jääda. Ilusate sõnade järel on kätte jõudmas tänavuse päeva kõige tähtsam hetk. On aeg saada kätte lõputunnistused. Palume tunnistuste kätteandmiseks lavale direktori ja õppela direktori EA13 rühmajuhataja Ege Meistri. Tallinna Polütehnikumi direktori käskkiri 21. juuni 2016, number 103 Õ. Kooli lõpetamine, energeetika automaatika eriala osakond, seoses õppekava täitmisega täies mahus lugeda Tallinna Polütehnikumi lõpetatuks ja väljastada lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta all järgnevatel õpilastel. Artur Balušev. Kaspar Eduvald. Kasparil olid ka head sporditulemused õppimise ajal. Gert Kardo Kitsingi lõpetas kiitusega. Ühtlasi on ta kutsutud ka president Toomas Hendrik Ilvese ja proua Jeva Ilvese vastuvõtule. Tair Lääne. Mihkel Normak. Roland Orusaar, kellel olid ka head tulemused spordis. Täname rühmajuhatajat Ege Meistrit. Järgmiseks palume tunnistuste kätteandmiseks lavale EV13A ja EV13B rühmajuhataja Roman Petrašvili. Andrei Dmitritšenkov. Andrei Ehvik. Daniil Kolub. Igor Kurenko. Kirill Kontsenebin. Oleg Ložinski. Aleksandr Maiste.
Vadim Bokinchereda. Sergei Ryabtsev. Edgar Silikis. Jevgeni Semenjuk. Täname rühmajuhatajat Roman Petrašvilit. Jätkame eksternidega. Õpperühm EV12. Semjon Tšeban. Õpperühm A12. Tõnu Säre. Õpperühm A11. Vladimir Tševtšenko. Järgmisena palume lavale sessiooniõppe sekretäri Elle Hummali, et anda tunnistused õpperühmadele KEE14, KEV14. Seoses õppekava täitmisega täies mahus lugeda Tallinna Polütehnikumi lõpetatuks ja väljastada lõputunnistus keskhariduse baasil kutsehariduse omandamise kohta alljärgnevatele õpilastele. G14. Olev Filippov. Karstig Jaago. Sten Lepamaa. Janno Mikk. Kristiina Veldemann. Reijo Viks. Õpperühm KEV14, Ivan Otšik. Aleksandr Petrov. Elvira Sorokina.
Ilja Šogolev. täname erialaosakonna juhatajat Natalja Tsurkinat. täname juhtkonda. Järgmisena saab sõna IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja Tea Soogendvits. Lugupeetud lõpetajad, täna soovitakse teile õnne kooli lõpu puhul. Diplom, mille te peagi saate, tõesti sümboliseerib ühe etapi lõppu teie elus. See paber peaks tõestama, et teil on nüüdseks olemas vajalikud erialased pädevused ja kompetentsid. Tegelikult olete te valitud teekonna alguses. Koolist ja praktikalt saite te erialased baasteadmised. Õppimine andis teile võimaluse ise ehitada oma teadmiste vundament. See vundament ei koosne mitte hinnetest. See on valmistatud oskusest mõista, tuletada, järeldada, näha seoseid. See on oskus leida vastuseid ja näha lahenduseid, isegi siis, kui alguses tundub küsimus olevat tundmatu teema kohta. Hariduse omandamisega te panite oma teadmistele ja oskustele aluse. Nüüd on aeg tööle ehitada selle peale oma tulevik. Aga kas te saite hea hariduse? Oli see aeg koolis õppimist seda väärt, mida te võtsite iseenda, oma sõprade, oma pere kõrvalt? Kui te enam ei oota, et teised annaksid teile kätte lihtsa toimiva lahenduse, vaid soovite saada teada, uurida. Olete huvitatud sellest, kuidas asjad töötavad, miks nad on nii, nagu nad on, mõista asjade olemust, põhjuseid ja seoseid ja te ei anna alla enne, kui te olete selle kõik endale selgeks teinud. Siis võite julgelt öelda, et te tõesti saite hea hariduse. Kui te tööl avastate, et teil on huvitav, te õpite pidevalt uusi asju juurde, teie töö on põnev, te naudite seda, siis järelikult olete te koolis hästi õppinud. Huvi on protsess, mis toitub varasematest teadmistest ja kogemustest. Uurigem siis elu edasi ja armastagem seda, millega tegelete. Kallid lõpetajad, palju õnne teile! Täname erialaosakonna juhataja Tea Soogendvitsi ja palume tal lavale jääda. Järgmisena palume lavale LA 13 rühmajuhataja Viive Lusmaa. Jätkame direktori käskirja ettelugemist. Seoses õppekava täitmisega täies mahus lugeda Tallinna lõpetatuks ja väljastada lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta alljärgnevatel õpilastel. Õpperühm LA 13. Karlo Randa Raavekukk. Rain Arro. Jarmo Soots. Täname rühmajuhatajat Viive Lusmaad.
Jätkame eksternidega. Õpperühm SA12 Mikk Arro, kellel olid ka õppimise ajal head sporditulemused. Õpperühm PA12A Erki Tõnne, kes õppimise ajal oli aktiivne huvitegevuses. Õpperühm PA12B Jean-Christian Fleiss, kes Karl-Martin Kaupmees, Rasmus Saarepera, Frank Westholm, kes oli ka aktiivne huvitegevuses õppimise ajal. Õpperühm PV12 Romanis Hutin, Roman Vladimirov, õpperühm PA11A Ergo Suislep, õpperühm PV09 Ivan Xenofontov, Järgmiseks palume tunnistuste kätteandmiseks lavale sessioonõppe sekretäri Elle Hummali, et anda kätte tunnistused õpperühmadele KIT14E, KIT14V, KET15, KP13. Seoses õppekava täitmisega täies mahus lugeda Tallinna Polütehnikum lõpetatuks ja väljastada lõputunnistus 4. taseme kutseõppe omandamise kohta alljärgnevatele õpilastele. Õpperühm KIT14E Lauri Hämelainen. Lembit Idol, Hendrik Jaanimägi, Maarja Pärnpuu, Ivo Rahnel, Andres Sild, Siim Stokebi, Jaanus Udam,
õpperühm KIT 14V, Sergei Rotkin. Edgar Selihov. Andrei Veeremaa. Õpperühm KET 15. Olga Balanitšova. Anna Drozd. Anastasia Grigorjeva. Vadim Kalinin. Jelena Kaloidis. Jelena Karpovitš. Jelena Mihhnevitš. Ekaterina Starostina. Tatjana Zaitseva. Viktoria Vassiljeva. Nii, jätkame. Seoses õppekava täitmisega täies mahus lugeda Tainapolütehnikum lõpetatuks ja väljastada lõputunnistus keskhariduse baasil kutsehariduse omandamise kohta alljärgnevatele õpilastele õpperühm KPE 13 siis eksternina. Jevgeni Grigorjev. Arpi Ersman. Täname Elle Hummalit. täname ka Thea Soogenbitsi. Täname juhtkonda. Järgmisena saab sõna meedia eriala osakonna juhataja Marko Levin.
Alustan Valdur Mikita mõttega, et Eestis on kuidagi nii kujunenud, et sõltumata sellest, kas tegemist on sünnipäeva või koolilõpukõnega, ühel hetkel muutub see kindlasti matusekõneks. Ei ole seegi ilmselt erandiks. Head lõpetajad! Ekstravagantne Ameerika miljardär, Ameerika rikkaim mees Charles Foster Kane lausus surivoodil ümbritsetuna vaid ajakirjanikest ühe ainsa sõna, millest ta püüdis kokku võtta kogu oma elu mõtte. See sõna ei tähendanud mitte midagi. Nii palju, kui ajakirjanikud ka hiljem ei püüdnud seda lahti mõtestada, ei tähendanud see ikkagi mitte midagi. Jutt käib loomulikult sajandi suurfilmist Kodanik Kane, kus ajalehepoisist maailma võimsamaks meheks saanud ajakirjandusmagnaadil ei olnud oma elu peale tagasi vaadates, peale ühe mõttetu sõna mitte midagi öelda. Uskudes noore mehena idealismi, uskudes raha jõudu ja ajakirjanduslikku ja poliitilisse võimu, ei lõpetanud ta millegi enama kui masendava üksindusega. Miks ma seda teile räägin? See oli lugu tõelisest tahtest, töövõimest, õppimisest ja läbikukkumisest. Kuid mis näitas ka, et ei ole oluline, milline on sinu päritolu, sinu sotsiaalne taust või sinu rahakoti paksus, vaid tegelikult on oluline see või need inimesed, kes on sinu ümber, sinu kolleegid, töötajad ja perekond. Kõik need inimsuhted kogu oma murede ja rõõmudega. Võtke see hetk ja mõelge, mida te tahate oma elult saada. Kas lähete vooluga kaasa või proovite ise oma saatust suunata? Ja mitte oma egost lähtudes, vaid ausalt ja oma kaaslasi silmas pidades. Teie lõpudiplom on pisike samm teekonnal ajalehepoisist miljonäriks. Ma mõtlen seda tõsiselt. Eesti ühiskonnas on veel idealismi, mille poole püüelda. Teie erialavalik ja lõpudiplom on vaid vahend elada ausa, väärika ja õnneliku inimesena. Täna rõõmustage, aga homme hakake mõtlema. Aitäh! Täname sõnavõtu eest ja palume erialaosakonna juhatajal lavale jääda. Järgmiseks palume tunnistuse kätteandmiseks lavale tagasi direktori, õppedirektori ja THEA 13 rühmajuhataja Kristiina Vatteri. Jätkame direktori käskkirja ettelugemist. Meedia erialaosakond. Seoses õppekava täitmisega täies mahus lugeda Tallinna Polütehnikum lõpetatuks ja väljastada lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta alljärgnevatel õpilastel. Õpperühm THEA 13. Nele Jalakas. Ksenia Kalnitskaja. Alian Käärik. Krista Pokk. Aljona Sõtseva. Rando Talviste. Rando oli aktiivne ka kooli huvitegevuses õppimise ajal.
Henrik Udam. täname rühmajuhatajat Kristiina Vatterit. Järgmiseks palume tunnistuse kätteandmiseks lavale MA13 rühmajuhataja Marge Robami. Diana Aisat-Tullina. Argus Eesmaa oli ka õppimise ajal aktiivne kooli huvitegevuses. Andre Harlet Elvisto. Richard Kaarna. Sergei Šuvalov. Taur Tärnov. Jätkame eksternidega õpperühmast MA12 Tõnis Kaarjärv. Ja õpperühm TA12 Nikita Androinik. Jätkame direktori käskkirja ettelugemist. Seoses õppekava täitmisega täies mahus lugeda Tallinna Polütehnikumi lõpetatuks ja väljastada lõputunnistus keskhariduse baasil kutsehariduse omandamise kohta alljärgneva õpilastel MS14. Toomas Käär õppishinnetele 4 ja 5. Maria Laanejärv õppishinnetele 4 ja 5. Kristo Leesmann õppishinnetele 4 ja 5. Liis Pannal. Diane Parmas õppishinnetele 4 ja 5. Sander Püüa.
Heleri Roosnurm, Riho Väljak, täname Marge Robamit. ja hetkeks jätkame siit eksterniga, õpperühm MS13, Kaspar Martin Suursalu. Järgmiseks palume tunnistuse kätteandmiseks lavale THEES 14 rühmajuhataja Illimar Lõivu. Jevgenia Andruško. Kätlin Hallik. Maarja Karu, õppisinetele 4 ja 5. Keterin Kõlu, õppisinetele 4 ja 5. Kristjan Laidla. Triin Lepp. Kristjana Liivamägi. Reta Reinmaa. Tagne Rämman, õppisinetele 4 ja 5. Sander Seero. Kristina Vesi, õppisinetele 4 ja 5. Leo-Liis Vitsberg, õppisinetele 4 ja 5.
täname rühmajuhatajat Illimar Lõivu. täname meedia erialaosakonna juhatajat Marko Levinit. täname juhtkonda. Lõputunnistused on selleks korraks jagatud. Õnnitleme veel kord lõpetajaid. Lõpetajate nimel saavad nüüd sõna Andre Harlet Elvisto ja Richard Kaarma. Kui Arno oma isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Mäletan, et tunnid olid ka siis juba alanud, kui ma oma isaga kooli jõudsin. Me oleme täna siia kogunenud, et pikale eluteele saata väike arv nendest, kes meiega alustasid. Alles olid need ajad, kui me üksteisele otsa vaatasime, et pastakat küsida, samal ajal mõeldes, kurat, mis ta nimi nüüd oli? 3 aastat, kellele pikka, kellele lühikest, kellele pikka õppimist, kellele palju maha tegemist. Edukus, aga saatnud vaid mõndasid. MA13 on olnud rühm, kus 34 õpilasest sai ootamatult 6. Sama ootamatult kui Ebola puhastas Aafrikat. Lõpetuseks enda poolt tahaksin öelda enda kallil rühmale ning ka teistele lõpetajatele. Ainus koht, kus edukust tuleb enne tööd, on sõnaraamatus. Olge tublid ja nautige elu. Normaalne olla on edutute jaoks ideaalne eesmärk. See Carl Gustav Jungi analüütilise psühholoogia rajaja intrigeeriv mõte rõhutab, et edu saavutamiseks peab eristuma. Think out of box. Uus normaalsus ootab erakordseid inimesi ja eristuvaid lahendusi. Tallinna Polütehnikumi multimeediumi eriala on püüdnud muudatuste tempoga kaasa minna ja õpingud on olnud nagu Ameerika mäed lõbustuspargis. Mõned ained on ajanud meid naerma, mõned on ajanud nutma, mõned ajanud oksele. Mõned mäetipud tundusid ületamatud ja mõned uinutavad. Mõned ainetest on olnud võib-olla meie jaoks frustreerivad, mõned jälle inspireerivad. Multimeediumi erialale keskendunud õpingud. See oli nagu skaleeruv mobiilne veebileht võrreldes staatiliste mittekohanduvate kohustuslike õppeainetega. Multimeediumi eriala oli hoopis praktilisem, puutetundlikult kasutavam või siis mitte nii responsiv kui see üldõppeteooriate lõputu hüpikakende avamine ja tüütute küpsiste jada näiteks gümnaasiumis. Kutseharidus on tasakaalus. Täname õpetajaid, kes on teinud asju kergemaks ja täname neid, kes on teinud asju keerulisemaks. Ja seda kõik oli tarvis, sest alles hiljem me ühendame keerulised punktid ja mõistame, miks miski halb, miski keeruline, miski nutmaja, miski raske oli meie jaoks tegelikult vägev, oli meie jaoks hea, aitas meil eristuda hallist massist. Seda, mida raitkunst annab marmortükile, annab haridus hingele, ütles Joseph Addison. Kas sulle meenub tehnikumi ajast mõni õpetaja, kes on su elu sügavalt mõjutanud? Hea õpetaja sisendab õpilastesse enesekindlust ja teeb õppimise huvitavaks. Mul on au kasutada seda võimalust siin, et tunnustada ja tänada õpetajaid ja kogu koolipere, kes on aidanud meil võitjatena finišisse jõuda. Hea lõpetaja, mõtle nüüd oma lõpueksamile. Mis tunne sul praegu on, kui sa selle oled ära teinud?
salvesta oma kõvakettale see eduka lõpule viimise ja võidu saavutamise hea tunne, mis tuleb kaasa kogu eluks. Lugupeetud lapsevanemad, lähedased, lõpetajad, sõbrad, kallid külalised, meie rühmajuhataja ja õpetajad. Soovime teid kõiki tänada MA13 nimel. Loorberitele puhkama ei tasu jääda. Need võivad kopitama hakata. Seega, julgelt edasi. Armastagem elu ja uusi võite. Ärgem kartkem eristuda, sest julgetele avastajatele on maailm avatud. Apple'i asutaja Steve Jobs on öelnud, think different. Seega, kokkuvõtteks. Julge eristuda ja olla ebanormaalne. Täname Andre Harletit ja Richardit sõnavõtu eest. Jätkame aktuse kontsertosaga. Meie lõpetajate auks laulab Kea, teda saadab kitarril Rauno Laikjää. Nii, töötab, jah? Nüüd töötab, tere! Palju õnne kõikidele lõpetajatele ka meie poolt. Ma arvan, et sobilik on alustada tänast kontserdit minu esimese singliga, millega ma võistlesin ka Eesti Laulul. Nii et siit tuleb Lonely Boy. Got a question, but I'm scared to sing it out. Scared of crossing this familiar battleground. Do I have to ask you why you can't just make up your mind? This just tears me up inside, keeping up this fight. Got a question. Do you think you could ever change? Don't you see you're missing out on everything? I won't keep on asking why you can't just make up your mind. I would rather say goodbye than keep up this fight. Don't be lonely boy, be lonely, don't be lonely boy. Don't be lonely boy, be lonely, don't be lonely boy. Got a question, but I know the answer now. I just hope you have a chance to figure it out. Don't be lonely boy, be lonely, don't be lonely boy. Don't be lonely boy, be lonely, don't be lonely boy. Oh, oh, oh. Don't be lonely boy, be lonely, don't be lonely.
kuna suvi ei ole enam väga kaugel, vaadates ilmaprognoose, siis meil on päris ilusaid ilmasid oodata see nädalavahetus, nii et järgmiseks looks me valisime ühe Koit Toome loo, mida te ilmselt viimasel ajal olete raadiost päris palju kuulnud, Paradiisi liival. Hommikuvalguses kõik tundub uus ja värske kui alguses. On kastemas ja aknad veel uudused, päev tõotab kaunis tulla. Kuum kohvi ja oled teel, sa sõidad kiirelt, tead, mis sind ootab ees. Las minna kõik, mis heidutamas su meelt, sa soovid sina olla. Ja põleb lektas sinu silmis. Sa oled üllatusteks valmis. Kui jälle Eestimaa õisil näed, on südas vaesed tunne kui haaraks käest. Las avanevad sulle nad sellel ööl ja paradiisi viivad. Kui jälle Eestimaa õisi näed, on süda soe kui haarata saaks neil käest. Las avanevad sulle nad sellel ööl siin paradiisil liivad. Päikesel loojangus on vaibund nained leebumas suvetuul. On hilja, kuid nii kõrge on temperatuur, see meelitab sind välja. Ja põleb lektas sinu silmis. Sa oled üllatusteks valmis. Kui jälle Eestimaa õisi näed, on südas otsed tunne kui haaraks käest. Las avanevad sulle nad sellel ööl ja paradiisi viivad. Kui jälle Eestimaa õisi näed, on südas soe kui haarata saaks teil käest. Las avanevad sulle nad sellel ööl siin paradiisil liivad. Kui jälle Eestimaa õisi näed, sa näed, las avanevad sulle nad sellel ööl, sellel ööl. Kui jälle Eestimaa õisi näed, sa näed, las avanevad sulle nad sellel ööl, sellel ööl. Kui jälle Eestimaa õisi näed, on süda soe kui haarata saaks teil käest. Las avanevad sulle nad sellel ööl ja paradiisi viivad. Kui jälle Eestimaa õisi näed, on süda soe kui haarata saaks teil käest. Las avanevad sulle nad sellel ööl siin paradiisi liivad. Siin paradiisi liivad. Siin paradiisi liivad. Siin paradiisi liivad. Paradiisi liival. Nii, järgmine lugu räägib sellest, et elus tuleb ikka tihti ette erinevaid olukordi, kus me käitume nii, et me võib-olla ei tunne ennast ära, vähemalt minu puhul küll. Ma ei tea, kuidas sul, Rauno. Aga ma arvan, tuleb jätta või osata jääda iseendaks, ükskõik mis elus ka ette ei tule. Nii et teile, kallid lõpetajad, üritage jääda iseendale truuks.
Siit tuleb järgmine lugu Let It Go. From walking home and talking loads to seeing shows and even clothes with you, from nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. But now we're slipping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. From throwing clothes across the floor to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny how reflections change. When we're becoming something else, I think it's time to walk away. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. Trying to fit your hand inside of mine when we know we just don't belong. No force on earth can make wheels right, no, no. Trying to push this problem up the hill when it's just too heavy to roll. Think now's the time to let it slide. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Let the ashes fall, forget about me. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. Ooh. Aitäh! Nüüd tuleb ühe minu lemmikoma kindlasti Eesti naislaulja lugu, kes selle ära tunneb, siis võib kindlasti kaasa laulda. Äratatud hing. Äratatud hing, puudutada julgen sind. Purunenud kild, lõpetatud on see ring. Nüüd tulgu, mis on ees, kaob tulema tervis.
karda mind, püüan ainult peita end. Saladuste hind, sinule see kõik on mäng. Nüüd tulgu, mis on ees, kaob tulema tervis, taandub kuu, kuid mõttel laeb mu suu. Loe mind veelgi, 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 veelgi veidi. Loe mind veelgi, 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 veelgi veidi. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja see. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee, mis viis kaugele. Kriimustatud hing, hellitada võingi sind. Võõrastuste silm näeb, et kusagil on selge mill. Nüüd tulgu, mis on ees, kaob tulema tervis, kui mõte loeb mu suu. Loe mind veelgi, 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 veelgi veidi. Loe mind veelgi, 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 veelgi veidi. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja see. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja see. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee, mis viis kaugele. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja sees. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja sees. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja sees. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja sees. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja sees. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee. Tunned, kuidas on tardun kõik mu ümber ja sees. Olen nii palju kandnud, kas leian üles tee, mis viis kaugele. Nüüd tuleb meie tänane 5. ja viimane lugu. Ma mäletan enda lõpetamist, et ma ei jaksa nüüd üldse kaua enam lõpuks istuda ja tahtsin juba pingselt välja joosta, nii et meil enam väga kaua ei lähe. Aga me kõik jääme ükskord vanaks. Ükskõik, kas siis, kas me seda tõesti tahame, aga loodetavasti siis me saame tagasi mõelda selle peale, kui me olime noored. Nii et järgmine lugu räägibki noorusest, When we were young.
Everybody loves the way you talk, from the way you move to the way you do. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping for someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be tested like the word before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like the movies, it was just like the song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swore you moved overseas, and that's why you said when you left me, you look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like the movies, it was just like the song. When we were young, 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 when we were young. It was just like the movies, it was just like the song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like the movie, it was just like the song. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old, it makes me reckless. It was just like the movies, it was just like the song. When we were young. Suur aitäh, kitarril Rauno Leikja. meie esinejad imeilusa etteaste eest. meie aktus
Väga vabandan. Meie tänane aktus on jõudmas lõpule. Kõigil külalistel on võimalus lõpetajaid õnnitleda foyees. Pildistamine hakkab siis maja ees 15 minuti pärast. Pildistamine toimub samas järjekorras, kuidas lõputunnistused kätte anti. See tähendab siis, et esimesena pildistatakse õpperühma EA13. Õnnitleme värskeid vilistlasi, täname õpetajaid ja rühmajuhatajad ning kõiki külalisi. Palun lõpetajate lahkumiseks püsti tõusta ja lasta lõpetajatel ruumist väljuda. Here is a story about a boy and a girl. She woke up one morning, felt alone in this world. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. She cried in the night, he brought her flowers in the daytime. She tried and she tried to forget the past and all her past crimes. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. How could you shoot a good man down